Jürgen Gustav Tükker on üks märkimisväärsemaid Eesti päritolu baltisakslasi, kes on jäädvustanud siinset kultuuriruumi maailmapildile. Sündinud Kuressaares ja õppides maalikunsti Peterburis, sai temast Euroopa mainekaima kunstiakadeemia professor Düsseldorfis, aga ka tollase moodsa maastikumaali silmapaistvaid viljelejaid. Teos Asula jõeaurus on tema meisterlikkuse nüansirikas näide. Tuhande 1868. aastal andis Peterburi kunstide akadeemia Tükkerile akadeemiku ja hiljem professori nimetuse. Venemaa kunstimõjud maailmale olid tollel ajal arvestatavad ja Tükkeri side Peterburiga tihe. Näituste kõrval Euroopas eksponeeris ta sealgi mitmeid oma teoseid. Pole välistatud, et ka seda imposantselt kujutatud lahesoppi, mis on valminud kusagil Läänemere kallastel. Georg von Bochmann on olnud tugevalt seotud Eestiga, kuid tuntud märksa rahvusvahelisemal areenil. 1893. aastast sai temast Berliini kunstiakadeemia liige ja mõni aasta hiljem Düsseldorfi kunstiakadeemia professor. Tema maalilaad on alati dünaamiline, hoogne ning silmapaistvalt ajastu uuenduslik. August Weitzenbergi võib õigustatult pidada Eesti rahvuskultuuri loojaks. Tema kipsfiguurid Hommik ja õhtu olid tuntud juba oma ajal. Need trükiti ära isegi Noor Eesti teises albumis. Teos on äärmiselt tundlik ja poeetiline näide tollase skulptuuri romantiseerivast laadist. Tartu Ülikoolis keeleteadust õppinud Karl Alexander von Winklerist sai Euroopas tuntud kunstnik, kes eelistas just akvarellitehnikat, mis nõudis kiiret ja meisterlikku tööd. Tunneme ära nüansirohked Firenze vanalinna tänavad, justkui läbi õrna udu ning vihma. Osavalt on Winkler suutnud siin edasi anda varjude värelemist niiskel linnaväljakul, mis lisab tööle ruumilisust.
Paul Purman on meie kunstiloo üks isikupärasemaid ja uuenduslikemaid maalijaid, kelle ekspressiivne looja käekiri kannab endas Euroopa tollase kunsti olulisi suundumusi. See haruldaselt läbimaalitud ning hoolikalt viimistletud teos Purmani loomingus illustreerib tema meisterlikkust. Purman on suutnud siin modelleerida värvide ühes voolamist, nende kasvamist üksteiseks ja samas eristumist. Alhambra on kindlus Granadas ning sissepääs sinna avaneb läbi veinivärava. Tuntud teatrikunstnik ja maalija Roman Nüüman saabus siia 1923. aastal. Lõunamaine soe tonaalsus on Nüümani loomingus laiemalt üks tunnusmärke, mida ta kasutas ka teiste motiivide puhul, justkui oleks teda ikka ja alati võlunud just eksootiline valgus. Käesolev töö osales 1948. aastal toimunud Roman Nüümani näitusel Eesti Kunstimuuseumis. Eesti vaeses peres sündinud kurdist poisist Andrei Jegorovist sai realistliku maalikooli meister. Peterburi kunstiakadeemias õppinud Jegorovi armastus talve ja hoburegede vastu, mis endast lumme jäljed jätavad, on üldteada. Erinevates vormides on Jegorov antud motiivi kujutanud ikka ja jälle. Kuid tema teoste keskpunktis ei ole tegelikult hobune ja regi, vaid lumi ning eriliselt vaikne talvine atmosfäär. Kristjan Teder asus Pallases kunstiharidust omandama kohe pärast selle avamist Konrad Mägi õpilasena. Juba 1923. aastal viibis ta õppereisil Saksamaal. Palju olulisemaks kujunes aga viibimine Pariisis, kuhu ta saabus 1926. aastal, esinedes ka sealsetel näitustel. Eksperimentaalne ja värviküllane teos Avatud aken on tema loomingus märgiline, pärinedes just armastatud Pariisi ajast. Maal oli eksponeeritud ka Eesti Kunstimuuseumis toimunud näitusel 1970. aastal. Tegemist on Eduard Wiiralti esimese värvilise gravüüriga, Prantsuse maalikunstniku Louis Favre maali ülekandega graafikasse. Reproduktsiooni tellis Favre galerist, kelle juures Wiiralt 1927. aasta suver selle akvadinta valmimise eesmärgil elas ja töötas.
kokku pidi Viiralt tegema 4 värvilist gravüüri, kuid tänaseks on teada vaid üks, käesolev. Teos on Viiralti tehnilise meisterlikkuse eriti virtuoosne näide, kuna Aqua Tinta on graafikast üks keerukamaid. Madonnat on nimetanud Eduard Viiralti uurija Mai Levin meistriteoseks. Motiiv on tuttav ka varasematelt lehtedelt. Meelas naisterahvas, seljas kõrge kraega rüü, kuid Levin rõhutab antud töö puhul stiili väljapeetust ja maaliliselt tundlikku faktuuri. Teemonliku pilgu ja olekuga modell kuulutab juba ette peatselt algavat Viiralti inimelu saatanlikku poolt kujutavat loomingut. Leht kujutab inglitest ümbritsetud kunstnikku, kes maalib Kristuslast. Teos sümboliseerib kunstniku vahendaja rolli Jumala ja reaalse maailma vahel. Töö on mõneti isegi irooniline, harras ja muigama panev, esitledes suurepäraselt Viiralti kunstitehnilisi keerdkäike, kompositsiooni ja meisterlikku joone kulgemist. Teos kujutab Viiralti sõbrannat Nelli Schultzi, kellega ta suhtles tihedalt 1931. aastast kuni ülejärgmise aasta kevadel. Schultz korraldas Viiralti teoste müüki Strasbourgis ning ka tema isiknäituse seal. Selles töös on intiimsust ja intriigi, aga ka ennustust peatsele Viiralti uuele loomingujärgule, mis algas lehega Kabaree. Nikolai Kulli jaoks oli Tallinna vanalinn oluliseks maalimispaigaks. Näeme temalt ikka rustikaalseid, jõulisi linnavaateid oma müüride ja tänavate rütmis. Käesolev maal on võluv näide Kulli oskusest luua liigendatud ruumi. Erinevate pindadega muudab Kull maali kompositsiooni huvitavaks. Lisaks mõjub maal oma inimtühjuses ootamatult metafüüsilisena. Karl Tael oli peamiselt tuntud vasegraveerijana, kes kujundas ka Eesti esimese vabariigi aegseid rahatähti. Tema maalid on haruldased ja ootamatud. 2 naisakti rannal kujutab veidi art decoolikus võtmes idüllilist või isegi muinasjutulist kogemust,
naisakti ja looduse ühte sulamist, milles on võrdselt nii erootikat kui ka harmoonia otsinguid. Voldemar Kangropooli rahutu meelelaad viis ta nooruses õppima Saksamaale ning Pariisi. Hiljem oli ta nii futuristliku rühmituse kui ka Pallase liige. aastast tegutses ta vabakutselise kunstnikuna, kuid tema looming jäi napiks ning seetõttu väga haruldaseks. Seltskond on harva esinev näide Kangropooli loomingust, mis tüüpiliselt 1930. aastatele kujutab muretut peomeeleolu džässilikult pöörases inimeste ringis. Alexander Grimms on Eesti kunstiajaloo haruldane erand, kelle loomingut tema eluajal eriti ei mõistetud. Eelkõige just mõneti oma ajast ees oleva ja eriti isikupärase käsitluslaadi tõttu. Antud joonistuse valmimise ajaks oli ta tõmbunud kunstimaailmast täiesti eemale. Viimastel aastakümnetel on Grimmsi harukordset talenti aga hakatud vägagi kõrgelt hindama. Lummav Narva jõesuu vaade jahilossiga, mis tänaseks ammugi hävinud, on saanud läbi Sivadi maali meeleolukaks ajalooliseks dokumendiks, muinasjutuliseks legendiks. Narvas sündinud kunstnik on kodukanti kujutanud erilise atmosfääritunnetusega. Romantilise ning unenäolisena edasi antud paik mõjub kunstniku fantaasiana, kuid ometi reaalse linnana, mida too ju oligi. Andrus Johani Pariisi tööd on omaette peatükk Eesti kunstiajaloos. Hiilgava joonistajana metropoli vaateid kujutav, rakursiks sageli mitte modernse maailma teetähised, vaid romantilised Aguli tänavad. Johani kirjutas Pariisist, et ta ei tea täpselt, mida ta sellest linnast kaasa saab, kuid igal juhul tundub see niivõrd oluline ja võimas, et võib avalduda ka alles aastakümnete pärast. Johani Pariisi vaateid leiab ka Eesti Kunstimuuseumi kogudes. Pallase olulisima juhtfiguuri Aado Vabe looming tegi läbi mitmeid etappe.
noore kunstniku Euroopa rännakud, lennukad õpi- ja loomekogemused kuni vaikiva ja kunstimaailmast eemale tõmbunud looja sisekaemusteni. Vabe kaevus küll sageli mälestustesse ja kujutlustesse, ent samas tõlgendas oma tööde kaudu ka igapäeva. Noor araablane on Eduard Wiiraldi loomingust üks armastatumaid. Kunstniku jaoks oli see esimene metsotinto tehnika katsetus. Metsotinto korral karestatakse esmalt metallplaat ning seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse selle heledamaks jäävad kohad madalamaks. Mida siledam pind, seda heledam joon tõmmisel. Käesolev töö on valminud Wiiraldi Maroko reisi mälestuste mõjul, kuid loodud juba hiljem Eestis olles. Richard Uutmaa maalis peamiselt loodust ja merd. Interjöörivaateid on teada vähe. Tema kohta harjumatu motiivivalik keskendub siin arhailisele. Näeme taluvaadet, mis võiks pärineda kusagilt 19. sajandi lõpust. Silmame vanu esemeid, märkame moodsast elust puutumata jäänud seinu ja põrandat ning müstilisena mõjuvat naisfiguuri. Oli aeg, kui paljud kunstnikud otsisid igavikulisi väärtusi, millest kinni hoida. Romantilisi vanalinna vaateid maalis tuntud arhitekt ja kunstnik Karl Burman sageli. See akvarell paistab silma oma elegantse kerguse ning vaatenurga ootamatusega. Sageli proovivad kunstnikud anda vanalinnast ammendavat ülevaadet, täites maalipinna katuste ja tornidega, kuid Burman on valinud lihtsa viisi. Vabanenud pingest ning kohustusest olla linna arhitektuuri esinduslikult presenteeriv, vaid pigem selle nostalgilist miljööd ja atmosfääri tabav. Julius Kentaleni jaoks olid nappide puudega maastikuvaated eriti armastatud. Käesolevas töös peegelduvad aga ka ajastu meeleolud. Käes oli 1943. aasta. Kentaleni viimane aasta kodumaal. Sellest tööst aimdub korraga nii igatsust kui ka kurbust. Kentaleni looming jäi peamiselt eksiiliaegadesse. Kodus Eesti motiivid on jäänud vaataja jaoks haruldasemateks. Pärast Pariisist naasmist
pidi tuntud Pallase kunstikooli kasvandik Kristjan Teder rahapuudusel katkestama kunstialase tegevuse ning ta siirdus õppima aiandust, mesindust ja linnukasvatust. Kui Tederi jalad alla oli saanud ning uuesti maalima hakkas, andsid tema töödes muidugi tooni erinevad loodusmotiivid, mida ta tundnuks justkui läbi ja lõhki. Ent Lõuna-Eesti maastik pole siin siiski vaid loodus. Pigem on see panoraamne vaade elule laiemalt. Oli 1944. aasta. Töö pärineb ajast, mil sõjakeerises kodumaalt lahkunud Erik Haamer oli Rootsis kanda kinnitamas. Koduse mereelu nostalgia saatis tema loomingut pikalt. Ikka ja jälle pöördus ta selle teema juurde tagasi. Haamer oli kaluri eluga juba ammu kursis. Lapsepõlv Kuressaares ning hilisemad maalimisretked näiteks Ruhnu saarele viisid teda pidevalt kokku meresõitjate ning kalapüüdjatega. Haamer imetles nende arhailisust, visadust ja pidevat võitlust merega, millest sõltub ellujäämine. Selles oli eksistentsiaalset sügavust ja kestvust. Peet Aren omandas kunstihariduse Peterburi kunstiakadeemias, pärast mida asus ta töötama ka arhitektuuri vallas ning joonestas Karl Burmani bürooski. Ilmselt siit ka armastus linnavaadete vastu. Areni maalija käekiri ja kompositsioonikäsitlus on alati äratuntavalt isikupärane, rütmikas ja erinevate värvipindade vahelduses. Toompea vaade on valminud juba paguluses ja mälu järgi, kandes kodumaa peidetud igatsust. On 1948. aasta Eestis. Aren aga maalib Pika Hermanni torni ikka sinimustvalge lipu. Pika jala väravatorn ning selle tagant avanev vaade Toompeale on lihtne, ent pidulik pilguheit kodulinnale, mille kunstnik maalis mälestuste põhjal eksiilis olles. Aren on siin detailides üllatavalt täpne, arvestades, et viimane kord nägi ta seda motiivi mitu aastat tagasi. See on ilmselt Nikolai Kormašovi üks esimesi Eestis valminud maale. Kunstnik asus 1951. aastal õppima Tallinna Kunstiinstituudis. Võimalik, et Kihnu saarele läks ta instituudi suvepraktika käigus, kus seati ülesandeks maalida kohalikku miljööd. See miniatuurne maastik on loominguline ja hoogne, andes tunnistust suurepärasest maalijast, kes vähesel pinnal loob niivõrd meeleoluka ja olustikku haaravalt kujutava teose.
Selle töö tegi tuntud graafik Johann Naha juba Eestist lahkununa Münchenis elades. Teos on tema loomingus mõneti haruldase motiivivalikuga, ent küllap köitis muusik kunstnikku siin just oma välise hoogsuse ja dünaamika tõttu. Naha vorm on teosel eksperimentaalne. Töö südames on mustava figuurina veidi 1920. aadis teostatud tšellist, kuid selle ümber ootamatu hajus värvide maailm nagu muusika. Nikolai Kormašov on meenutanud, kuidas ta Eestisse saabudes otsustas juba esimesel hetkel Balti jaamas seistes ja Toompea poole vaadates, et see on koht, kuhu ta võiks alatiseks elama jääda. Tema kiindumus Eestisse oli südamlik. Aasta pärast siinse kunstiinstituudi lõpetamist valminud Viru värav annab sellest tunnistust. Teos ei kanna veel hiljem Kormašovile tunnuslikuks saanud niinimetatud karmi stiili. See maal on realistlik ja linna atmosfääri tundlikult poetiseeriv. Agu Pihelga linnavaade on ajastulooline dokument, mis kujutab 1950. lõppu Tallinnat tõetruult. Pihelga on olnud detailides täpne ja maalinud selle töö ilmselt kunstiinstituudi aknast üle vihmase ilma õue vaadates. Paljude kunstnike jaoks oli just linnavaade 1950. meelepäraseks žanriks, kuna see ei olnud poliitiliselt laetud ja lasi rahulikult keskenduda värvide ja meeleolu eelistustele. Eesti tuntuim ja veendunuim marinist ning armastatud põhjaranniku vaadete maalija Richard Uutmaa on seekord seadnud oma maalikasti tavatult teise kohta. Ja keskendunud tema loomingufoonil hoopis rariteetsemale ning ilmselt ka ainsaks omataoliseks jäänud vaatele. Richard Uutmaa maalib Jägala juga. Ta ei tee seda mitte niivõrd kompositsiooni keeruka või maali tehniliselt toretsevana, kuivõrd lihtsalt veena, võimsa ja mastaapsena, ent ka sügavalt isiklikuna. Günther Reindorfi Saaremaal valminud töö torkab silma meisterliku nüansikäsitlusega. Reindorfi
on võlunud korraga nii kadaka lihtne vorm kui ka väljakutse, mille säärase lakoonilise objekti kujutamine esitab. Kuidas muuta pealtnäha napp motiiv intrigeerivaks? Virtuoosse joonistaja ja graafikuna tuntud Reindorf on suutnud lihtsa kadaka teha pea isikustatud persooniks, kes kannab kestvuse ja visaduse märki. Elmar Kitse abikaasa, Pallase üks andekamaid naiskunstnikke, Linda Kits-Mägi, maalis oma lapsi tihti. Need tööd ei muutunud kunagi häirivalt isiklikuks, vaid mõjusid tundliku üldistusena lapse loomusest. Teosel Sebastian loeb, näeme, kuidas kunstnik on lisaks portreteerimisele püstitanud endale ka maaliliselt huvitavaid ülesandeid, nagu jõuline triibuline foon, mis on tööpinnal võrdsustatud modelliga selliselt, et ruum, raamat ja lugeja on saanud üheks olemuslikuks tervikuks. Aino Pach, meie tähelepanuväärsemaid naisgraafikuid, kelle looming on tundlik ja isikupärane ning tihti just portreedele keskendub. Lapsi kujutas kunstnik sageli ja erilise armastusega. Väike Leena oli Aino Pachi maalikunstnikust abikaasa Kaarel Liimandi suguvõsast. Temast valminud teosest on saanud üks imetletumaid töid läbi Aino Pachi loomingu. Vardi jaoks oli Lõuna-Eesti tuttav paik. Tema maakodu asus Elva lähedal Helenurmes ning seetõttu kõnelesid need maastikud mitte tänu oma eksootilisusele, vaid just tuttavlikkusele. Muuhulgas oli sealkandis sündinud ka Vardi esimene õpetaja Pallases, Konrad Mägi. 1950. aastad Eesti kunstis olid rauged ja vaoshoitud. Nii ka Vardi siinne maastik, mis on meistrile omase oskuslikkusega maalitud kaugustesse vaatama kutsuv panoraam. Kalurid olid 1950. ja 60. kunstis levinumaks teemaks. Töötav inimene oli soositud motiiv, kuid kalurid muutis eriti võluvaks nende arhailine töölaad. Ümbritsev maailm moderniseerus kiiresti, kuid kalurid töötasid endiselt enam-vähem nii nagu 100 aastat varem. Valerian Loik ja tema jõuline ning julge joonega maalilaad sobib seda teemat kujutama suurepäraselt.
Impressionism avaldus Eesti kunstis läbi aegade ja mitmeti. See 20. sajandi alguses poleemikat tekitanud ja hiljem Euroopas alatiseks armastatud kunstisuund puudutas ikka ja taas enam sisetajusid ja meeleolusid kui võlus kompositsiooniga või üllatas motiividega. Gustav Raua monotüüpia on siinkohal impressionismi suurepärane näide, seda nii tehnilises teostuses kui ka lihtsa, pretensioonitu hetke poetiseerijana. On ennekõike intiimne kunstiteos. Seda vaadates on tunne, nagu usaldataks meile mingi saladus või kutsutaks meid vaatama hetke, mida tavaliselt kõrvalistele ei eksponeerita. Tundliku ning õrna alatooniga vesiroos on Starkovi loomingule iseloomulik, kus kujutatava sensuaalsust peidab jõuline ja tihti tahumatuna mõjuv isikupärane vormikeel. Just värvide vormile ja vastasmõjule keskenduv Alfred Kongo on siin ootamatult pehme ja koloriidivõludesse sulanduv. Kunstnik annab meisterlikult edasi Muhumaa toone, ent seda mitte läbi tavapärase tehnilise eksperimentaalsuse, vaid meeleoluotsingute. Näib, et Kongo tahtis siin maalida Muhumaad kui säärast. Tajume saare kivisust, rohelise taimestiku nappust, kandilisi maastikuvorme ja vee habrast kohalolu. Evald Okast võiks võrrelda Elmar Kitsega. Mõlemad töötasid väga erinevates laadides, käies kaasas ajastu muutustega. Okase hilisema loomingu kõrval näib uskumatu, et ta alustas 1940-ndatel realistliku alatooniga impressionistlike maalidega, liikudes edasi sotsrealismi ning üllatades 1960-ndate alguses hoopis popkunstist tuttavate võtetega. Teos Marianne kannab ära tuntavat 1960-ndate aastate esteetikat. Optimistlik, elurõõmus ja uuele avatud noor naine. Kuigi 1960-ndatel toimus üleüldine moderniseerumine, ei läinud sugugi mitte kõik kunstnikud sellega hea meelel kaasa ning paljud pöörasid oma pilgu hoopis motiividele, mis viitasid arhailisele ning ajaloolisele. Maruse taluõu oli üks Märt Pormeistri tuntumaid maale, mida 1991. aastal ilmunud arvustustes nimetati tööks, kus on tunda meie maarahva töökust, tugevust ja igikestvust.
Raivo Korstnik oli oma teemades mitmekesine. Linnad, mered ja maastikud ning aktid. Ent alati 1960. aastate laadis ja vaimus. Siingi on Korstnik ühendanud klassikalise aktižanri tollase moodsa kunstivormilahendusega. Jõuline kontuur, tugevad värvid suurtel pindadel ja kodanlikult erootilise alatooni asemel aktimodell kui ajend kunstiliseks eksperimendiks. Elmar Kits jõudis 1966. aastal uuendusliku poolabstraktse kunsti näituseni, mida loetakse murranguliseks. Väljapanekut eksponeeriti nii Tartus kui Tallinnas ning tollaste tööde hulgas oli ka käesolev maal. Imetletud abstraktsionistina ei muutunud Kits ometi kunagi täiesti abstraktseks. Tema maalidel on alati aimata mõni sündmus või karakter. Teos kahekesi on moodne romantika, uuenduslikes vormides vaade klassikalisele motiivile. Elmar Kits on meie kunstimaastiku enim mõjutanud ja muutnud autor. Tema aktiivne roll nii looja kui õpetajana on hindamatu. Dünaamilise persoonina valmisid Kitse maalidki kõrvalt vaadates kergelt ja improvisatsiooniliselt. Tema pintsel liikus kiiresti ja eksperimenteerivalt. Maal tigu on humoorikas ning groteskne töö, kus teokoda on kasutatud ettekäändena tsentrifuugse kompositsiooni loomiseks. Richard Uutmaa armastus mereäärsete piirkondade vastu on tuntud. Olles ise pärit Põhja-Eestist Altjast, käis ta hiljem sageli ka Saaremaal, maalides sealseid arhailisi maastikke. Lisaks õlimaalidele töötas Uutmaa ka akvarellis, mis võimaldas tal olla kiirem ning edasi anda korraga nii esimesi emotsioone kui keskenduda ka kõige olulisemale – maastiku kandvale tundele. Malle Leis lõpetas Kunstiinstituudi 1966. aastal ning kujunes kiiresti oluliseks autoriks. Tema taimemotiividest tõukuvad popkunstilikud teosed on äratanud tähelepanu tänaseni. Käesolev töö on haruldane näide Leisi päris varasest loomeperioodist, kus peafookuses on opkunsti jooni kandev veidi psühhedeelselt mõjuv kompositsioon. Teos seob endas nii ajastu iseloomu kui noore kunstniku vaieldamatut isikupära.
Valdur Ohaka maal on näide kunstniku otsivast loomusest. Sarnaselt eakaaslastele vaimustus temagi 1940-ndatel Prantsuse impressionismist, kuid pärast vangilaagrist naasmist hakkas üha enam huvi tundma geomeetrilise ning kubistliku kunsti võimaluste vastu, mis tänast publikut siiski üllatama paneb. Teatakse Ohakat ju eelkõige pruunide maastike järgi. Seda enam haaravad tema kubistlikud liigendused tähelepanu. Kohvik on alati olnud moodsa elu sümbol. Juba 20. sajandi algul tähendas kohvik aktiivset seltskondlikku suhtlust, mis tõi kaasa ka uuenduslikud mõtted ning ootamatud lähtenurgad. Ohakas on kujutanud moodsa kunstivahenditega moodsa elukeskust, püüdnud tabada kohviku atmosfääri ning seda mitte romantilises, vaid dünaamilises, isegi ekspressiivses võtmes. Kirikute kujutamine on Eesti kunstis omaette traditsioongi. Kuigi harva võib seal näha religioosseid põhjuseid. Need omapärase maalilise mõjuga ehitised rütmistavad linnakeskkonda. Valerian Loik on valinud oma linnale huvitava rakursi, kus kirik lõpetab tänavalt avaneva vaate ning justkui sulgeb selle, kuid tornide taevasse kõrgumine avab maailmaruumi taas. Alfred Kongo oli üks neist kunstnikest, kes pärast Teise maailmasõja lõppu eemaldus kunstielust ning ei osalenud enam näitustel. Ta tegi seda mõneti sunnitult, kuid peamiselt siiski vabatahtlikult. Samas on teada, et ta maalis hoolikalt edasi, jätkates kirglikult värviprobleemidesse süvenemist. Hakkas katsetama äärmiselt napi koloriidiga, natüürmortidega, kuid nende kõrval valmisid ka mitmed eksperimentaalsed maastikud. Peeter Mudisti tippperioodist pärit suuremõõtmeline maal pakub äärmiselt haruldast võimalust tutvuda lähemalt Eesti 20. sajandi maalikunsti kõige omapärasema mõttemaailmaga kunstniku loominguga. Hajusad foonid ja lihtsuse absurdsuses toimivad figuurid avavad maailma mingitest täiesti teistes dimensioonides. See teos oli eksponeeritud Tartu kunstimuuseumis toimunud Peeter Mudisti tööde näitusel 1984. aastal.
Jaan Elken, omaaegne hüperrealismi viljelenud autor, kellele see märk on lahutamatult külge jäänud. Kuigi tema tänapäevane peenetundeline ja intellektuaalne abstraktsionism on kunstnikule toonud samaväärset tunnustust. Elken on antud töö teinud Viru tänaval asunud kingakaupluse vitriinaknast tehtud fotode põhjal, kasutanud moekalt aerograafi võtteid ja rõhutanud kaheldava kvaliteediga kingade ajastu märgilisust. Tuntud maalija ja õppejõud Mari Roosvalt liidab siin hüperrealistliku kogemuse abstraktsionismiga. –1970ndatel Eesti kunstis levinud suund, objektide väga täpne kujutamine segatult moodsa maailma märkidega on jõudnud värske ja haaravana ka Roosvaldi maalile. Hoogne ja ootamatu, lummav ja lihtne, liikuv ja samas seisetav. Alo Hoidre on kunstnik, kes erinevalt ootuspärasele muutis just kõrges eas oma mustrit, saades eksperimentaalseks ja pillavaks. Tema ekspressiivsed tööd kujutavad pööraseid seltskonnastseene või erootilisi momente. Ka muusa kuulub Hoidre loomingu sellesse laadi, mis hiilgab oma dramaatiliste efektidega. Lembit Sarapuu naivistlik looming hakkas 1980ndate lõpule äratama erilist tähelepanu. Sarapuu maalid toimuvad reeglina rohelises, idüllilises ning müütilises looduses, omalaadsel mütoloogilisel õnnemaal, kus seiklevad muinasjuttudest pärit tegelased. See on just iselaadne paradiis, kus kummalised ja grotesksed olendid puutumatutena ringi kappavad. Jüri Arrak on üks neist vähestest kunstnikest, kes on töötanud välja vaid talle omase kujundi ning karakterikeele. Tegelased tema maalidel on sageli grotesksed. Arrak huvitub mütoloogiatest ja religioonidest ning on tajuda, kuidas loomadki on tihti vaid modellideks just nende mütoloogilise täidetuse tõttu. Gepard pole pelgalt gepard, vaid ta esindab laiemalt midagi müstilist ning salapärast.
Rein Kelpmann üllatas 1980. aastatel kunstimaailma, kuna tema kummalise käekirjaga töid ei suudetud ajastu voolude seas eriti hästi liigendada. Tundub, nagu autor oleks pärit hoopis kuskilt mujalt, kirjutasid 2 kriitikut teineteisest sõltumatult. Kelpmann ei õppinud maalikunsti. Ta lõi seda ise ja oma soodu. Kopli külmas ateljees keskendus ta peamiselt ümbritsevatele romantilistele agulimotiividele, kuid äratas ometi kunstiüldsuse aina kasvavat tähelepanu. Eksootika on kunstnikke paelunud alati. Ka Konrad Mägi armastas maalida võõrapärase välimusega tüpaaže teistest rassidest või kultuuridest pärit inimesi. Okase loomingus on neid jooni nähtavalt. Kiire ja improvisatsioonilise kunstnikuna maalib ta aafriklannat, kasutades väheseid toone, kuid tabades rikkaliku karakteri. Tegemist on variandiga täna Eesti Kunstimuuseumi kollektsioonis olevale tööle Väikekodanlased on väljunud tänavatele. Grotesksed tegelased ja fantastiline dramaturgia erineb radikaalselt kilgi varasemast hüperrealistlikust laadist, kuigi juba seal mängis ta sageli humoorikate vihjetega. Selles kummalises teatraalses lavastuses näeme seekord aga hoopis sügavamaid sürrealismi mõjusid. Mari Kurismaa looming on Eesti kunstiajaloos eraldi peatükk, millel on suhteliselt kitsad ajalised piirid. Ta maalis enamasti 1980-ndatel ning ka 90-ndatel ja seetõttu on tema looming jäänud väheseks. Sellest hoolimata on kunstniku töid mitmetes riiklikes kollektsioonides, sest just laitmatu kompositsiooniga maalid torkasid koheselt silma. Kurismaa metafüüsiliste meeleolude taga otsiti soovi leida mingi üleratsionaalne ideaal. Marko Mäedam hakkas juba 1990-ndatel maalima popkunstilikke teoseid, mis äratasid väga laialdast tähelepanu. Suured värvipinnad, efektne koloriit, meeldejäävad ja selged kujundid ning kiire ligipääs teose tähendustele olid uued mõisted, aga käisid kaasas ajastuga. 1990 aastad olid äkilised, kiired ja ekspressiivsed. Mäedam selles efektne, pop, šef ja cool. Just see Lembit Sarapuu teos oli eksponeeritud 2000. aastal
Lennart Meri patroneeritud ja Olev Subi kureeritud esinduslikul Eesti maalikunsti näitusel Pariisis, kuhu komponeeriti meie kunstiparemik. Lembit Sarapuu tõukus oma loomingus müütidest ning mütoloogiast. Leeda lugu on neist üks armastatumaid kunstis. Sarapuu jaoks on see nagu aken fantaasiatesse, kus avanes argipäevas suurem, laetum ja avameelsem maailm. Kui oma varasemates töödes keskendus Subi enamasti mälestustele lapsepõlvest, siis hilisem looming puudutas tihti kodanlikke naudinguid. Nii mitmelgi tema maalil näeme mõnda head veini, mis on asetatud tervikliku kompositsiooni lillekimpudega. See teos siin on omalaadne dokument nii ilust kui ka heast maitsest, mida Subi elus ja loomingus suurepäraselt väljendada oskas. Kalev Mark Kostabi tõusis 1980-ndatel kunstimaailma huviorbiiti, kasutades meedia ja popkultuuri võimalusi nii oma kunsti loomisel kui ka tutvustamisel. Üpris kiiresti kujunes tal välja oma kindel kaubamärk. Ümarate peadega anonüümsed karakterid, kes kehastasid ja dramatiseerisid inimelu erinevaid hetki, illustreerides pigem inimlike tundmuste arsenali kui olukordi.